Tere! Olen Evelin Kirilova, olen BCS Itera CRM-i konsultant. Ja täna ma räägin teile, kuidas Customer Insighti abil saab turundust targemini juhtida. Et turundus ei ole lihtsalt toodete ja teenuste reklaamimine. See on midagi palju enamat. Turundus määrab ära selle, kas teie ettevõte paistab silma ja kasvab ajas. Ja turunduse andmed aitavad teil koguda väärtuslikku infot. Turundust võib teha väga erinevalt. Et laias laastus võiks vaadata turundust 3 erineval tasandil. Esimene tasand on siis see, kus turundustöötaja ei kasuta mitte ühtegi spetsiaalset tööriista. Et paljud ettevõtted alustavadki väga lihtsate ja käepäraste vahenditega. Et kui on olemas Excel, siis kliendi andmed pannakse Excelisse, e-mailid saadetakse välja tavalisest postkastist ja sotsiaalmeediasse pannakse üksikuid postitusi. Esialgu võib tundudagi, et sellest ju täiesti piisab. Aga kui siis ettevõtte ajas kasvab, siis võivad tulla esimesed piirangud. Tõenäoliselt esimene kõige probleemsem koht on see, kui domeeni maine saab kahjustada. Siis võib juhtuda niimoodi, et teie e-kirjad ei jõua enam kohale. Ja mis kõige hullem, võib juhtuda ka see, et teie domeen pannakse üldse kinni. Ja samas on ka kliendi andmeid väga keeruline hallata Excel tabelis, kui neid on liiga palju. Siis tuleb mängu teine tasand turunduses. See on siis see, kui ettevõttes võetakse juba kasutusele mõni CRM-i lahendus ja mõni turunduse tööriist. Et CRM-i lahendusi on väga erinevaid, aga põhifunktsionaalsus on neil ikkagi sama. Et seal kogutakse ja hallatakse kliendi andmeid. CRM lahendusi on erinevaid, aga nende põhifunktsionaalsus on ikka sama, et kliendi andmeid saab nendes koguda ja hallata. Microsoft Dynamicsil on mitmeid erinevaid lahendusi pakkuda ja need siis on tehtud vastavalt protsessile. Et näiteks Customer Service on klienditeeninduse haldamiseks, kus on siis väga mugav hallata tervet kliendi pöördumise protsessi. Alustades sellest, kuidas klient pöördub, on võimalik määrata kliendi pöördumistele teemasid ning saab ka määrata selle, mis ajal peab sellele pöördumisele vastama. Ja seda on ka väga mugav jälgida, et kui klient nüüd helistab ja ühendust võtab, siis on kohe teada, mis järgus sellel pöördumise lahendamine on ja kelle käes see pöördumine parasjagu lahendamisel on. Teine Microsoft Dynamicsi lahendus on mõeldud müügihalduseks. See on sales. Seal on väga mugav jälgida, millises ostuetapis klient parasjagu on. Välitööde halduseks on field service mõeldud. See on siis selleks, kui tehnikud väljas töötavad. Et kõik need erinevad Dynamics lahendused koguvad erinevate protsesside andmeid, kuid kliendi andmed on kõik ühel andmeplatvormil Dataversis. Ja Customer Insight on siis see lahendus, mis seob need andmed üheks kliendi vaateks kokku. Et kui turundustöötajad on rääkinud, et nendel on küll olemas mõni CRM lahendus, nendel on olemas ka turunduse tööriistad, siis ikkagi läheb neil meeletult palju aega selleks, et need andmed omavahel kokku sobitada. Sellepärast, et need andmed omavahel lihtsalt ei suhtle. Et andmed on erinevates kohtades laiali. Et on olemas andmed küll CRM-is, on olemas e-poe andmed, on tavalise poe andmed, ka Excel tabelid, aga et kõik need kokku viia, see võtabki meeletult palju aega. Ja need peamised kitsaskohad, mis on siis välja toodud, on see, et kui andmed on laiali erinevates süsteemides, võtab see turundustöötajalt palju aega, et neid kokku viia ja see aeg, kui need andmed on kokku toodud, võib olla nii pikk, et need andmed on juba vahepeal muutunud. Et kui meil näiteks e-poe andmed ei ole ühendatud kohe CRM-iga, siis võib juhtuda nii, et näiteks kui turundustöötaja soovib teha kampaaniat klientidele, kes on näiteks ostnud aasta aega tagasi mingi toote, näiteks kohvimasina,
ja nüüd nad tahaksid teha mingit järelpakkumist sellele. Et klient ei ole ostnud mitte ühtegi muud toodet, ei ole tellinud teenust, et ta on nagu uinunud klient ja tahetakse teha kampaania. Aga kuna see andmete kokkusobitamine võtab nii kaua aega, tegemist ei ole reaalsete sellel hetkel tekkinud andmetega, siis võib juhtuda see, et klient on just näiteks eile ostnud midagi. Ja kui ta siis nüüd saab sellise pakkumise, siis ajab teda nagu pigem segadusse. Et see sõnum ei ole üldse nagu piisavalt personaalne ja turunduse reaktsioon on tegelikult aeglane. Ja mida see Customer Insight siis üldse võimaldab? Et põhimõtteliselt tähendab see seda, et kui te varem kasutasite mingit turundusagentuuri, kes teil koondas andmeid, kogus neid, aitas määrata sihtrühmasid ja mõtle välja strateegiaid, siis põhimõtteliselt on nüüd nii, et kõik need tööriistad on teie enda käes. Et te ei sõltu enam turundusagentuurist, vaid te saate kõike seda käsitööd ise teha. Et Customer Insight võimaldab siis koondada eri süsteemides olevad andmed ühtseks tervikpildiks. Ja ma ei räägi siin ainult sellest, et Dynamicsi andmed saab kokku tuua, vaid kokku saab koondada kõikidest välistelt infokeskkondadest ka need andmed. Et saab tuua Exceli tabelid, saab tuua ERP-i andmed, CRM-i, e-poe, veebi, kõik saab ühte kokku panna. Ja nende andmete põhjal on võimalik siis analüüsida ja õppida seda klienti põhjalikult tundma. Ja kui me saame kliendist hea ülevaate, siis meil on võimalus hakata tekitama mingit strateegiat. Me saame Customer Insighti abil moodustada automaatselt tekkivaid teekondi, võime need enne ette planeerida. Et kui klient mingit moodi käitub, siis käivitub mingisugune teekond. Näiteks me saadame välja mingisuguse turunduskirja, kuhu me oleme lisanud linke, et vaadata, mis kliendile siis huvi pakub. Ja me saame teada, kui ta vajutab sellele lingile, siis me võime planeerida sinna teekonda kohe, et saadetakse automaatselt välja mingisugune kiri. Me võime ka sellise teekonna planeerida, et kui ta ei vajuta sinna lingile, et siis näiteks mõne päeva pärast ka saadetakse talle see kiri. Aga siis juba teistsugune. Ja mis on turundustöötaja jaoks veel eriti hea, mida Customer Insight võimaldab, on see, et ta saab statistikat. Ta saab statistikat selle kohta, kui hästi tal see kampaania läks ja mida ta võiks tegelikult tulevikus parandada, et järgmine kord kampaania veel rohkem õnnestuks. Et kui ta näeb, et ta on teinud kampaania, pannud sinna linke ja nende vastu ei ole klientidel huvi tekkinud, nad ei ole sinna klikkinud, siis on mõistlik midagi muud maha hakata. Et kui te saadate näiteks välja meili kohvimasina kasutajatele jälle ja te vaatate, et veefiltri vahetamise meeldetuletus sai väga palju klikke ja väga palju tellimusi, aga näiteks hooldusteenuse pakkumine ei saanud, siis on tarvis hakata mõtlema, et kas seda hooldusteenust kuidagi teistmoodi pakkuda või panna hoopis näiteks juhendid sinna. Kellele see Customer Insight siis üldse mõeldud on? Et praegu tundub nagu ainult, et see oleks turunduse tööriist. Aga see tegelikult ei ole päris nii. Turundusele on ta küll jah, väga hea täpsete kliendisegmentide loomiseks ja personaalsete kampaaniate käivitamiseks, aga see ei ole veel kõik. Et palju kasu saavad ka ettevõtte teised meeskonnad. Näiteks juhtkond ja analüütikud saavad nüüd need 360-kraadisest kliendivaatest väga hea ülevaate ning neil on võimalik teha nüüd päris andmetel põhinevaid strateegilisi otsuseid. Et kui varem tehti otsuseid kõhutunde järgi, siis see on nüüd minevikku kadumas. Ka müügiosakondadele on see Customer Insight juhendatud vaade vägagi vajalik. Need, kes enne kasutasid sales-lahendust ainult operatiivselt, nendel ei olnud ülevaadet, mis toimus klienditeeninduses. Nad nägidki ainult oma müügiprotsessi.
siis nüüd, kui nendel on andmed ühendatud, näevad nad ka seda, et millal klient pöördus, kas tal on probleeme olnud. Nad saavad täieliku ülevaade sellest kliendi käitumisest. Ja kui nendel oli enne näiteks selliseid olukordi, et nad enne kliendiga kohtuma minekut pidid klienditeenindusoskonnaga ühendust võtma, et küsida, et kuidas meie kliendil ka on, kas tal on probleeme või mitte, siis nüüd see ajakulu, seda enam ei ole. Et ühe klikiga läheb ta kliendi peale ja näeb kogu tema ajalugu. Samuti on kasu ka teenindusmeeskondadel, sest 360-kraadise vaate abil näevad nüüd ka nemad seda, et kas kliendil on probleeme kuskil mujal. Näiteks on tal välitöödega mingeid probleeme või millises müügietapis parasjagu klient on. Nad saavad teha ise proaktiivselt mingeid pakkumisi ja lahendada probleeme juba enne, kui need tekivad üldse. Ka see on hea, et kui on kasutusel customer service ja on selline üldine kliendivaade olemas, siis kui klient pöördub ja tal ongi mingi mure, siis kohe on võimalik vaadata, kes selle probleemiga tegeleb ja millises etapis see lahendamine parasjagu on. Customer Insight ise koosneb 2 erinevast moodulist. Üks moodul on siis see, kus andmeid kogutakse, seda kutsutakse dataks, see on andmeplatvorm 360-kraadise vaate loomiseks. Ja teine moodul on Journey, see on siis turunduse ja kliendi teekondade automatiseerimiseks mõeldud. Customer Insight datat ja Journey't võib kasutada nii koos kui eraldi. Et kui teil on sellised andmed, mis teil on olemas kõik ühel andmeplatvormil, siis te ei pea andmeid ühendama ja saate teha kohe otse kampaaniaid otse Journey's. Näiteks teil on soov saata kliendile mingit pakkumist sünnipäevade puhul. Te olete kogunud juba andmed näiteks salesi, kliendi nime kohta, tema meiliaadressi kohta ja sünnipäeva kohta, siis teil ei ole vaja mingeid lisaandmeid kuskilt võtta ja te saate seda otse edukalt Journey's teha. Et te võite kasutada Journey't eraldi datast, aga ega see odavam ei ole, maksab täpselt ühepalju. Customer Insight Journey koosneb omakorda veel 2 osast. Et üks osa on siis see, kus luuakse neid reaalaja teekondasid. Kohe, kui klient millelegi reageerib, siis meil on võimalik teha mingisugune teekond. Nii nagu ma enne rääkisin, et kui klient kuhugi klikib, siis sellele kohe järgneb mingi tegevus. Kas talle saadetakse mingi sõnum, mingi meil, võib-olla paari päeva pärast keegi helistab hoopis, neid teekondi saab teha väga erinevaid. Ja teine osa on ürituste planeerimine ehk event planning. See on eriti mugav siis, kui te korraldate regulaarseid kampaaniaid ja üritusi, näiteks teete alati mingeid seminare või teete jaanipäeva pakkumisi, jõulupakkumisi, siis te saate koondada kogu selle ürituse korralduse info kõik ühte kokku. Te saate seal hallata ka ürituse kulusid. Aga sellest kõigest räägin ma veel lähemalt siis, kui ma hakkan teile seda programmi näitama. Nii et turunduse protsess Customer Insightis ei ole mitte ainult reklaami tegemine, vaid see koosneb erinevatest etappidest. Läbime nagu Customer Insightis terve protsessi. Et kõigepealt me kogume andmeid, siis kui meil on andmed kõikidest erinevatest keskkondadest kokku toodud, on meil võimalik analüüsida neid, õppida oma klienti tundma, mõelda välja vajalikud strateegiad ja siis asuda tegutsema. Customer Insight võimaldab tegutseda automaatselt ja kiiresti. See aeg, mida turundustöötaja võidab käsitööd kaotades, on päris suur ja turundustöötaja saab keskenduda suuremale pildile. Ja viimane protsessi etapp on see, et saadud statistika pealt saab turundustöötaja oma järgmist kampaaniat teha paremaks. Aga nüüd lähme vaatame, kuidas see päriselt programmis välja näeb.
Esimesena räägin teile Customer Insight datast. Data on siis see moodul, kus kohas andmed kokku kogutakse. Olen praegu Microsofti demo baasis ja ma saan teile näidata, mis andmed on siia kokku toodud. Kui ma lähen siia alla, siis ma näen, millistest keskkondadest on info kokku toodud. Siin on näha, et on lahkumise skoor, siis on Dynamicsi andmed, siis on andmete analüütika, e-poe andmed, tellimused ja veebiandmed. Selleks, et need andmed nüüd kõik kokku panna, tuleb need ühendada. Ühendamisel on 4 erinevat etappi. Customer data juures valitakse need andmetabelid, kus soovitakse andmed tuua. Järgmises etapis eemaldatakse duplikaadireeglid, et ei tekiks duplikaate ja määratakse, millised andmed on peamised. Siis tuleb andmed omavahel ühendada. Tavaliselt on selleks mingi unikaalne tunnus, näiteks e-posti aadress ja siis lõpuks ongi moodustub ühtne kliendiprofiil. Saan teile seda kliendiprofiili ka näidata, et milline ta välja näeb. Lähen siit ühe kliendi peale. Ja nüüd avaneb mulle selline vaade, mis on siis ühendatud vaade. Et kui ma näitan teile siit seda vasakpoolset paneeli, siis siin on põhiandmed. Tema nimi, perekonnanimi, sünniaeg ja telefoninumber. Siin allpool on näha need süsteemid, mis siia ühendatud on, need, mida me just vaatasime natuke aega tagasi. Keskmises paneelis on välja toodud siis kliendi tegevuste ajalugu. Üleval on kokkuvõtlikud muumukesed. Siit on siis näha, kui palju temal on teenindusjuhtumeid, kui palju on tema poole e-mailidega pöördutud, näeb tema online-poe ostuarveid, näeb päris poe ostuarveid, tellimusi ja veebisuhtlust. Ja siin all on siis kõik kronoloogilises järjekorras võimalik vaadata, mida klient on teinud. Siit on näha, kas ta on kirju avanud või ei ole, kas ta on käinud veebis, kas ta on teinud mingi ostu, et kogu see ajalugu on siin nähtav. Ja parempoolne sektsioon, siia on siis toodud välja veel eraldi infot siis tootepõhiselt. Üleval on ka toodud välja eraldi info lahkumisriski kohta, siis on välja toodud eraldi aeg, kui paljud on aega veetnud online'is ja siis on ka arvete info välja toodud. Aga selle kliendi puhul siis on näha, et tema ostueelistused on siis mittealkohoolsed joogid ja brändivalik on tal Starbucks. Nüüd, kui me oleme klienti tundma õppinud, siis me saame teha järgmise sammu. Nüüd me läheme andmete kogumise faasist järgmisesse etappi, me lähme Journey'sse ehk teise moodulisse. Customer Insight Journey oma ülesehituselt näeb analoogne välja, et samamoodi siin vasakul pool on paneel, kuhu on siis toodud välja kogu funktsionaalsus, mida see lahendus võimaldab. Et kui tundub nagu hirmutav, et seda pilt on liiga kirju, andmeid on liiga palju, siis kõik Microsofti tooted on hõlpsasti kohandatavad ja kasutusele võetakse siis ainult need asjad, mida teie ettevõttel vaja on. Kui me nüüd läheme loogiliselt edasi, et kui meil said datas kõik andmed koondatud, siis nüüd meil on tarvis minna ja moodustada segmendid. Segmendid on siis need sihtrühmad, kellele me tahame kirju hakata saatma. Ja segmendi moodustamine on ülilihtne. Kui te hakkate menüüs valima segmente, siis teil on tegevusriba, kus saate valida New segment ja luua uue segmendi. Segmendi loomisel on väga oluline, et te mõtleksite, mis nime te sellele segmendile panete, sest võib-olla te tahate seda segmenti korduvalt kasutada, siis teil on seda mõnus siit üles otsida. Minul on siin praegu testbaas, siin on minu tehtud segmendid ja ma tean siis täpselt, et mis millega seotud on.
aga uue segmendi loomine on ka ülilihtne. Ma teen teile ühe lihtsa näidise siin. Teeme näiteks Tallinna elanikud ja pange nüüd tähele, et ma olen inglisekeelses keskkonnas, aga tahan kasutada Copilotit. Ma teen seda eestikeelse käsklusega. Nüüd ta natukene siin mõtleb ja toimetab, aga ma tean, et ta teeb selle ära. Ja siis ta leidiski meile grupid, kus elukohaks on Tallinn ja kui ma nüüd vajutan, siis ma näen, et siia tuli 8 liiget ja kui ma tahan neid liikmeid lähemalt vaadata, siis ma näen, et kõikidel nendel on elukohaks Tallinn. Segmente on võimalik teha väga lihtsaid, väga keerulisi. Siia saab lisada komponente ka näiteks käitumispõhiseid. Et meil on võimalik lisada selliseid inimesi, kes näiteks on avanud mingi meilisõnumi. Meil on võimalik võtta ühendust ja teha segmente nende inimeste kohta, kes ei ole mingeid asju avanud. Et meil on võimalik lisada siia segmenti inimesi ja meil on võimalik siit ka eemaldada inimesi. Ja kui mul on see segment valmis, siis ma saan vajutada Ready to use ja hakata seda kasutama. Praegu ma seda ei salvesta ja liigun lihtsalt loogilises sammus edasi. Kui mul on segment valmis tehtud, kellele ma tahan mingit sõnumit saata, siis ma pean mõtlema, mida ma talle saadan. Tõenäoliselt ma tahan talle mingisuguse kirja saata ja ma peaksin selle kirja enne valmis tegema. Et mul on võimalik kasutada template'i selle jaoks. Customer Insight Journey's on olemas juba valmis template, et te saaksite inspiratsiooni sealt. Kui me läheme nüüd neid e-maili template vaatama, siis siin on terve galerii, kus on näidised. Siin on näiteks uute toodete kohta, siis on mingite tehingute kohta. Teil on võimalik teha niimoodi, et te valite siit mingi näidise ja hakkate seda muutma, nii nagu teil vaja on. Aga loomulikult on võimalik hakata ka täiesti nullist midagi tegema. Näitan teile ühte, kus ma olen võtnud siin ühe malli ja hakanud seda lihtsalt ise muutma. Et sarnaselt nagu ka mõnel teisel turunduslahendusel on see malli muutmine imelihtne siin, et kõik toimib sellel, et sa saad lohistada neid kastikesi, mis on siia paremale poole ilmunud. Sul on võimalik viia siis kirjamalli näiteks teksti välja, et sa lihtsalt lohistad ja saad hakata siia teksti kirjutama. Kõik need kastikesed on niimoodi muudetavad. Siis, kui sa oled selle kirjamalli valmis teinud, siit saab veel niimoodi teha, et kui sul on näiteks teksti osas soovi, et näiteks Copilot pakub sulle mingeid variante, siis siin on olemas selline asi, et sa vajutad Copiloti tööle ja siis palud, et ta pakuks sulle mingeid ideid. Töötab inglise keeles hästi, eesti keeles veel mitte. Aga aeg-ajalt tasub ikka proovida, seda täiustatakse pidevalt. See noolemärgiga mehike, see tähendab seda, et teil on võimalik personaliseerida. Igal pool, igal väljal, kus on näha noolemärgiga mehikest, siis saab seda kasutada. Näiteks, kui te avate siit selle, kellele te hakkate saatma kirja, vajutate siia rea peale, siis te näete, et te võite valida siit nii emotikoni, kui ka hakata seda personaliseerima. Vajutate siia peale ja siis teil on võimalik niimoodi teha, et otsida näiteks kliendi eesnime siit. Ja siis valite siit näiteks selle first name ära ja võetakse eesnimi ja iga kiri siis on väga personaalne, et selle inimese eesnimega. Teil on võimalik taustavärve muuta, nupukujusid muuta ja panna ka teha selliseid kirjamalle, kus on tingimuslik sisu. Näiteks te soovite teha ühe kirjamalli, mis on ühesuguse sisuga,
aga te näiteks tahate, et Pärnu inimestel oleks Pärnu pilt ja Tallinna inimestel Tallinna pilt, siis võib sinna tingimuse sisse kirjutada, et Tallinna puhul kuva seda pilti, aga Pärnu puhul kuva teist pilti. Kui teil on kirjamall valmis tehtud ja ta on selline, nagu te soovite, siis te saate seda kirja eelvaadet enne vaadata. Saate testida läbi, milline ta näiteks mobiilivaates näeb. Et siin on sellised eelvaated ka olemas. Ja kui kõik on teile sobib, siis te saate selle aktiveerida ja saate seda saatma hakata. Kirja saatmine käib siit emailide juurest. Vajutate lihtsalt new ja hakkate seda kirja koostama. Võite kasutada malli. Mina näiteks kasutan seda, mille ma just tegin. Ja võite niisama ka alustada. Kui nüüd on soov, et te ei taha, et see kiri läheks välja, nagu minul on siin näidiseks pandud, et ta läheb demomeili nimel, ma tahaksin seda saatja nime muuta, siis seda on ka võimalik teha. Te vahetate lihtsalt seda saatja nime. Ma tahan, et see läheb näiteks customer service'i nime alt välja. Ma muudan selle ära. Ja nüüd te näete, et saatjaks on hoopis customer service. Ja samamoodi saab koostada igasuguseid küsitlusvorme. Et see põhimõte on kõik täpselt sama nüüd nagu emaili. Et te valite mingi küsitlusvormi ja siis niimoodi siit saate lohistada sinna sobivad väljad, mis teile vajalikud on. Jällegi, siin saab ka neid värve muuta, tausta muuta, hoopis teistsuguseks kõik teha, võtame mingi teistsuguse backgroundi, et saate teha selliseks, nagu teil vaja on. Kui teil on kasutusel äpp, siis te saate luua ka neid push notification'eid. Olen siia näidiseks ühe teinud. Mugavalt kirjutate siin vasakul pool ja kõik see tekst, mis te siin kirjutate või muudate, see tuleb teil paremal pool kohe vaatesse. Ja te näete siis, mismoodi see näeb välja iPhone'is ja näete, mismoodi see näeb välja Androidis. Täpselt sama on tekstisõnumite kohta. Kirjutate teksti valmis ja kohe näete, milline see välja näeb. Aga nagu ma enne rääkisin, siis Customer Insight Journey'l on ka teine osa. Ja see on ürituste planeerimine. Kiiresti käime selle ka veel läbi, et kui me loome mingi ürituse, siis meil on võimalik ühest kohast teha kõik selle üritusega seotud tegevused läbi. Me saame luua ürituse, kui üritus on valmis loodud, siis tekib kohe ürituse link ja me saame saata inimestele kutsed sellele üritusele. Et siin on näha, mul on loodud üritus ja mul on nüüd see kutselink ka siin olemas. Korra klõpsan sellele lingile, et teile näidata, milline see kutse välja näeb. Siin saab siis inimene registreeruda. Siis registreerunud inimesed on näha eraldi vahelehel. Siis on info ka selle kohta, kas ta on check-in'i teinud. Ja võimalik on ka kõiki kulusid hallata siin. Näiteks esinejate kulusid. Siin on näha ka ruumide broneerimised, hotelliruumide broneerimised, et kõik mugavalt ühes kohas. Aga läheme veel korraks tagasi real-time journey'sse ja vaatame üle ka analüütika osa. Analüütikat on võimalik mitmest erinevast kohast jälgida. Aga peamine ja spetsiaalne koht selle jaoks on kohe analüütiksi all. See võimaldab jälgida kõiki neid teekondi, mis te olete teinud.
teekond siis moodustab, eks ole, mingi e-kirja saatmise puhul või siis tekstisõnumi saatmise puhul, need, mis te olete eelnevalt planeerinud. Kui te ei ole eelnevalt mingit teekonda valmis teinud ja saadate lihtsalt e-maili välja, siis moodustub sellest automaatselt teekond siia. Siin on näha, et mul on kokku üldse saadetud siit 8 erinevat teekonda välja. Kaasatud on 19 inimest ja siis nende reageerimine e-mailidele on 76,47%. Kuna minu andmebaas ei ole ühendatud ei tekstisõnumitega ega äpiga, siis on seda võib-olla natukene igav vaadata, aga põhikohad saame ikka ära näidata. Et nüüd ma saan vaadata täpselt, et milline teekond siis nagu tulemuslik oli, et kui palju klikiti. Ma saan iga vaate sisse minna ja selle suureks teha ja siis vaadata, et kui suur oli see kohale toimetamise õnnestumine, kui palju neid kirju üldse avati ja kui palju klikiti. Siit on siis näha, et ühte kirja ei ole nagu üldse klikitud, et seal siis kas polnud seda linki, mida klikkida või siis klientidel puudus igasugune huvi selle vastu ja siis mõnel on siin päris suur see klikkimise määr. Ja niimoodi on teil võimalik hinnata, milline see kampaania oli siis kõige tulemuslikum ja mis ei olnud nii hea ja mida saaks veel parandada. Nüüd ma olen ära tutvustanud teile ja näidanud ka demokeskkonnas, kuidas neid asju teha sai, et liiguksime slaidide juurde tagasi ja ma võtaksime korra kokku selle teema, et mis need kitsaskohad olid ja mida siis Customer Insight ära lahendas. Et need peamised kitsaskohad, mida turundustöötajad välja tõid, olid need, et andmed on laiali erinevates süsteemides ja Customer Insighti abil on nad nüüd koondatud tervikpildiks. Kui enne oli raskusi sihtrühmade määramisel, siis nüüd on kogu see info reaalajas. Nii kui klient kuhugi vajutab, nii on teil kohe see info olemas. Teil on võimalik teha täiesti personaalseid segmente hea reaalaja infoga. Ja kuna see kõik on Customer Insightis automaatne, siis te hoiate kokku aega, mis te varem käsitööle kulutasite. Et minu poolt on see siis täna kõik ja suur tänu, et te mind kuulasite ja ärge laske oma väärtuslikel kliendiandmetel raisku minna, vaid viige oma turundus uuele tasandile. Aitäh!